täna on selline eriline päev, kui me tähistame täna meie armsa sõbra Toivo sünnipäeva salaja, aga tegelikult päris ametlikult. Nii et täna on fantastiline päev, võimalus öelda aitäh erilisele muusikule ja samuti kuulata tema heliloomingut siin laval. Nii et elage kaasa, rõõmsat tuju kõigile ja elagu muusika. Nii et ilusat õhtut teile kõigile. Meie ees on siis Toivo, nii kellel on ka midagi öelda, jah? Ahah, selge, ma annan siis Toivole sõna, nii et toetage teda. Tere õhtust ja tere tulemast ja suur tänu, et te kõik tulite. Ma pean ütlema, et mul pole kunagi olnud nii suurt sünnipäeva, kus on nii palju rahvast ja nii palju sõpru koos. Fantastiline. Ja loomulikult see on selline eriline päev. Ja eriline päev just sellepärast, et ta on sünnipäev. Ma ei hakka rääkima siin praegu mingist 300 või juubelist või nii, siis tulevad juurde sellised fossiilsed toonid, mis ei ole just teab mis asi. Aga Kristiina ütles siin natukene palju, et minu loomingut siin ei ole üldse, ütleme see, me täna mängime, vaid et on lihtsalt natukene mõni ideed ja sõnades mõttes me mängime täna klassikast, mõni free jazzini ja jällegi samal ajal ka klassikalise jazzini. Ja minu kaasmuusikud istuvad kõik siin lauas, võite teha aplausi suurema juba kohe. Ja loomulikult on mul tohutu hea meel, et nad olid nõus selle tänase õhtuga liituma. Ütlen teile ausalt, ma ei tea veel täpselt, mismoodi see võib lõppeda. Ja Kristiina lihtsalt ütles, et ära ole väga pikalt ei tee. Aga vähemalt me teame, mis on esimene lugu ja paar lugu teeme veel. Ja siis nagu džässis ikka improviseerime. Ja improviseerime nii muusikaliselt kui ka kava mõttes. Nii. Ja esimene koosseis on juba näost valged. Mai, Rosaratund. Viiv. Tiit Joamets. See on juba praegu Art-Trio ja meil on tohutu au ja rõõm. Daamid ja härrad, võite juba plaksutama hakata. Ja aplaus võiks natukene kopsakam olla, sellepärast et jutt käib Toomas Rullist. Suur tänu. Ja selles mõttes me mängime nüüd teile ühe loo, mis on tänase õhtu introks ja siis põhikava juurde. Aitäh! Ja esimene lugu, ma ütleks, et isegi teos, on kohe free jazzi ja klassikalise muusika piirimaile. Ja selle on kirjutanud mu väga hea sõber Lainus Pulauskas ja selle loo nimi on Free Samba.
ja kõik on ikka kosta. Nii. Järgmisena mul on tõeline rõõm ja au kutsuda lavale maailma kõige ilusam laulja. Daamid ja härrad, Jana Sevtšenko. Ja ma arvan, et Janne räägi, mida me esitame esimene koha. Ta ei hoiatanud mind ette, et ma pean rääkima. Rinaldo Hahn on kirjutanud väga ilusa tsükli ja me esitame sealt ühe loo L'Enamoree ehk armunud. Ta on tore lugu sellepärast, et ta on nii helge, aga tegelikult on sisu kurb. Et see tõlkes on siis võib-olla nõnda, et mu armas tuvinad ütlevad mulle, et sa oled surnud seal all halli kivi. Aga nende jaoks, kellele sa oled armas, nende jaoks sa ju elad edasi. Et ma paitan sinu lehvivaid loore ja sinu ilusaid valgeid lokke läbi tormide ja täisööde ja sinu hääl, see imeline lüüra on nagu põrkub lainetel nagu luik, kes nutab. Ma colombe
Valgest raudne kodu, väljaaria. Mina lisaksin siia veel selle, et minuealised inimesed mäletavad seda, kuidas Ülle Ulla seda laulis. Ja igal juhul see on üks väheseid teoseid, mida pole praktiliselt üldse rohkem ette kantud ja nüüd on jälle. Ja. Valgesse uttu kaavad kõrged linnad. Valgesse uttu madal sadam kaob. Valgesse uttu tuleb kõigil minna. Misty town, misty town, misty town. Valgesse uttu kajattad ei lenda. Valgesse uttu ei sõida ükski laev. Valgesse uttu ma mähin iseenda. Misty town, misty town, misty town. Kui praegu oleks rohkem inimesi Estonia teatris, siis raudselt saaksid fantastilised rollid lisaks veel. See on täiesti midagi uut. Ja teeme siis veel kolmanda loo, mis on siis, näitab, mida Janne oskab ka kolmandast küljest, ehk oli see rock and roll? Ei. Hästi, ei olnud. See on
Jüri Anteri poolt kirjutatud lugu ja loo nimi on Väikene järv. Väike järv. Keegi nõudnud veel.
ja nüüd ma palun lahkuda 2 trio liikmel. On mitmesuguseid ütelusi. Üks on neist see, et me ei saa läbi ilma Lätita. Ja tõesti nii ta on. Või ma mäletan nooruspõlves, kui tulepõlves oli, või meil on Baltic Trio, kus on Leedust, Lätist ja Eestist. No et näiteks, kui kuulutada Leedule välja sõda, kus kohal seda sõda pidada, väga aktuaalne, Lätis loomulikult. Ja nii edasi. Aga kui tõsisemalt rääkida, siis mul on olnud elus õnn, rõõm ja au mängida 1/6 planeedi ühe väga särava oma artistiga koos. Artist, kelle nimi õigemini helilooja ja pianist Raimond Pauls. Ja jaanuarikuus, 12. jaanuaril sai ta täpselt 90 ja paluti nendest pidustest osa võtta. Ja lühidalt öeldes tekkis idee, et miks mitte presenteerida või esitada nüüd juba Eesti noort pianisti. Või eks siis me võime nimetada ka kõige populaarsem Läti pianist Eestis. Ükskõik mismoodi. Igatahes meie poiss Artis Boris, kellega me siis mängisime seal Paulsi juubelipeol, Paulsi enda 2 lugu ja seda, mida me Paulsiga lindistasime plaadi peale. Ja seekord on ta Artise interpretatsioonis. Daamid ja härrad, veel kord, kõva, suur aplaus. Artis. Esimene lugu Raimond Paulse trio ehk junior variant. Läti keeles võite parandada Vets-Pilseta, eks ole? Nii, ja inglise keeles on tõlgitud This Old Town.
meie ka muidugi Tommiga, aga olgu nii. Ja veel üks lugu Paul Sisulest. Ma saan aru, kui süva džässmuusikat tööd, no mis asi see Pauls on ja miljon roosi ja ma ei tea mida kõike veel ja ei ole mingit sügavat filosoofiat asjas, eks ole? Paned Coltrane'i peale ja kohe võtab tummaks. Nii, aga vahest on ka see hea, kui on olemas meloodia ja Paulsi puhul on loomulikult meloodia. Ja üks lugu veel ja loo nimi on Vermanitis. Miks ma siia vaatan sellepärast, et mul lapselaps oskab läti keelt. Sest et minu keskmise poja perekond on pooledi Lätist. Poeg on muidugi Eestist, eks ole, nii. Nii et Gustav, ütlesin nii, et eks ole, Vermanitis. On ju? Just, nii, läheb. Ja nüüd ma kutsun tagasi oma kallid Art-Trio kaaslased. Tulge julgelt. Ja me alustame ühte kohaliku helilooja kuulsat teost.
armas sõber Toivo võtkus tegi üllatuse ja kutsus mind lavale. Ma olen Toivo poole väga liigutatud ja ma õnnitasin südamest. Ma ei hakka pikalt rääkima, aga kui ma lavale tulin, siis ma mõtlesin selle peale, kuidas me olime Sudaanis ja lendasime läbi kõrbe, autoga muidugi. Ja kuidas meid mäletad, kui tuli turvamees ütles, et tal oli püstol oli kaasas, me olime bussis ja kindral Limeerid järsku läks pimedaks ümberringi. Ja siis Paulo süüdis mulle, et vaat nüüd saame siis ka oma paugu kätte lõpuks. Sellepärast, et kindral Limeeri ei olnud kõige paremas nimekirjas, sest juba Põhja ja Lõuna Sudaanis käis mingi jamps hakkas pihta. Aga Toivo, täna on pidupäev. Ma tuli Paides just mõtlesin, et ja muidugi mulle meeldib see täpsustav kiri. Toivo ilus pilt, eks ole, aga see, et klassikud džässis. Vot sina oled meie džässmuusikutele olnud eeskujuks sellepärast, et sa oled ka eluaeg klassikat mänginud. Ma arvan, et see on hästi paljusid rikastanud, hästi palju andnud sulle uusi ideid ja et sa kogu aeg meiega svingis oled olnud. Olav on siin, me oleme 55 aastat. Olavi teeme kolmekesi, Olav tuleb nüüd lavale, me oleme 70. aastast hakkasime mängima Olavi pundis ja mööda Eestit käima. Ma kohe lõikan vahele, daamid ja härrad, Olav Ehala! Olav Ehala siia! Ja teate, mis lugu tuleb, ei tea, jah? Ma arvan. Just, panad juba õige koha peal.
sünnipäeva lapsele. Helged hetked Männi all Nõmmel. Elagu Toivo! Päris super, nüüd te saate aru, milline õnn ja rõõm on olnud olla eluaeg koos selliste gigantidega. Aga siin on üks gigant, kellega meie ütleb, et on 55 aastat käidud. Ja kujutage ette, Aafrika, väga ohtlik reis oli peale selle, et krokodillid, eks ole. Siis oli, me tahtsime minna korjama ananassi. No kellele ei meeldiks ananass, eks ole. Ja seal on madu 3 meetrine. Jälle ei saa eestlane ananassi kätte. Aga no, me võime palju sellest rääkida, aga tõesti. Ja reisid Kuuba, Ungari, kõik need on olnud väga loomingulised, väga põnevad, väga tähtsad ja mis saad salata. Meie kvintetiga, kui olime 81, see jõudis ka Ameerika häälte. Just. Nii, ja meil pidi olema veel üks külalis üllatusesineja, aga on või? Ei, otsusta. Et võib-olla neid on rohkem. Kahjuks on jah, ilmselt ikkagi jõudnud, aga pärast sellist teost, mida kirjutas Olav Ehala, meie hea sõber, mida esitas Lembit Toomas, on aeg teha grand finaale. Ehk siis kõik, kes tahavad, soovivad, tantsime sambat. Ja kõik kallid sõbrad, kolleegid, lavale. Ardis. Ardis.
samba, swing it banana. So dance samba, so dance samba, yeah. So dance samba, so dance samba. Pure de malevi, so dance samba, so dance samba. Võite veel aplodeerida, ei ole midagi. Nii, aga nüüd on nii, et kõiki veel istuvad, keegi kuskile ei lähe ja siia ma palun meie õpetajad. Teie võite korraks minna istuma, sest tulete kohe tagasi. Nii et ärge üldse ennast lõdvaks laske. Nii, aga Saue muusikakool, meie pere. Tulge siia lähemale ja toimutage siia. Nii. Ja nüüd ma loen sellise asja, sellepärast, et mul on tohutu emotsionaalne inimene, nagu ma olen. Ja siis mul läheb kõik sassi muidu, et mul on tohutult palju öelda.
Oleb. Kallid külalised. Me oleme täna kuulnud väga ilusat muusikat. Ja see ongi kõige parem viis tähistada ühe muusiku juubelit. Täna tähistab oma sünnipäeva muusik ja meie kallis õpetaja Toivo Unt. Tema teekond muusikas ulatub rohkem kui poole sajandi taha. Selle aja jooksul on ta mänginud väga erinevates koosseisudes, lavadel ja festivalidel ning kohtunud paljude suurepäraste muusikutega. Nii nagu ta ise on öelnud, see on olnud suur õnn, sest muusiku elu üks suurimaid väärtusi on võimalus mängida koos inimestega, kes sind inspireerivad ja kellelt saab õppida. Toivo Unt on muusik, kes ei ole kartnud erinevaid muusikamaailmu kokku tuua. Tema loomingulise käekirja üheks märgiks on saanud džässi ja klassikalise muusika ühendamine. See, mida võib nimetada lausa tema signatuuriks, oopera džäss. See on haruldane ja julge tee, kus improvisatsioon ja klassikaline traditsioon kohtuvad. Need, kes on Toivo Unti laval näinud, teavad, et ta on särav ja vahetu muusik, kelle mängus on energiat ja rõõmu. Aga sama oluline on olnud ka tema töö õpetajana. Pedagoogi töö ei ole lihtne. See tähendab kannatlikkust, pühendumist ja oskust aidata noortel muusikutel leida oma tee. Paljud noored muusikud on saanud sellest teest osa. Sama võin öelda ka enda laste pool. Ja võib-olla ongi see ühe muusiku kõige suurem jälg, mida ainult see, mida sa ise oskad laval mängida, vaid see, mida ta aitab teistel muusikutel muusikas öelda. Ja nagu Toivo ise on öelnud, kõige tähtsam muusikas on see, mida sul on muusikas öelda. Kallis Toivo, täname sind tänase kauni kontserti eest ja soovime kogu Saue muusikakooli pere poolt palju õnne sünnipäevaks. Mul on tegelikult üks väike seik, ma ei plaaninud üldse mitte midagi rääkida, aga juhuslikult nädal aega tagasi sattusin ma Istanbuli ja reede õhtul otsustasin, et lähen džässklubisse Nardis. Ja kuulan seal bändi ja eelviimase loo ajal hakkab bändi kitarrist rääkima, et temal on väga pikaajaline suhe Eestiga. Mina hüüan vastu siis, et mina olengi Eestist. Ja ta tuli pärast kontserti kohe meiega rääkima. Ja siis tema nimi oli Önder Fåkan. Fåkan, just. Ja Önder mainis esimese asjana, et palun saada tervisi Toivo Undile. Ta on mu hea sõber. Ja muidugi minu imestus oli suur, kui ta nimetas veel mitmeid Eesti tuntud džässmuusikuid. Ja ma palusin talle, et see kõik oli väga spontaanne ja see ei olnud ette valmistatud, et äkki ta ütleb midagi Toivole, ma salvestan selle kohe telefoniga. Nii et ma tahaksin selle ette nüüd mängida. Kas olete nõus? From Istanbul, Turkey. I really miss you. I really miss to play with you. And I heard that oh my God. Some days around here are your birthday, is your birthday, and I congratulate and hope you a great life, healthy music, full of music. Hope to see you and hope to meet again and hope to play again. Bye bye, Toivo.
Thank you. Eks läheb Boris Festivalile. Veel kord tänan südamest, et tulite. Tänan oma kõige kallimaid lähedaseid sõprud ja loomulikult oma perekonda. Ja muuseas siin toas istub ka minu õpetaja, Meme Saareväli, maestro. Kõigepealt ma soovin sulle palju õnne ja jätku jõudu ja edaspidisteks niisuguseks vahvateks kontsertideks. Mina mängin ka veel siiamaani pilli, ikka Doselli serenaad mul on alati iga päev läbi mängida kodus 3 oktavis. Nii et... Kõik teavad, mis on Doselli serenaad, eks ole? Sõnu teata on. Nii, aga ma endast ei räägi, aga sa oled vapper mees ja kõik see, mida sa oled teinud, see on toonud sulle kuulsust ja mitte tühja kuulsust, vaid täna me kuulsime, mis tegelikult on. Aitäh! No, loomulikult on ju alati meelitav kuulata selliseid häid sõnu. Aga kes mind tegelikult muusikas on puhta lapsepõlvest õpetanud või kes on olnud suur eeskuju. No loomulikult Beatles'id ja kõik muud, aga Nõmmelt Ikke Volkov, minu õpetaja. Et võtti sigiseks ja ükskõik mida räägis. Ja ma võin rääkida 2,5 tundi palju annab. Et mul on olnud õnn Toivoga ühes klassis käia terve algkooli, siis meie teedlesid lahku ja tegelikult oli meie kõigi suur inspiratsiooni allikas oli proua Terasmaa, kes õpetas meile pillilugusid, andis meile ühe kinovõimenduse, millega oli palju pahandust. Ükskord, kui me proovi tegime klassis, 6. klassis või mis oli, siis üks valvas kodanik, kes sõitis rongiga mööda, meil oli 34. 8. klassine kool, kurtis, et mingi lärm on seal akna peal ja ta ei saanud aru, et me tegime head muusikat. Jah, kidrapunti. Kidrapunti tegime, jah. Ja neid jutte on nii palju räägitud kõiki, aga mul on väga hea meel, et mul on olnud au siin tunda ja teada. Sama siin. Ühel inimesel on vanema, mida vanemaks saad, seda väiksemast läheb sõprusringkond. Ja selles mõttes mul on tõeliselt hea meel, et on sellised sõbrad, sellised muusikuhuvilised ja nii edasi. Et veel kord suur aitäh ja ütlen teile kohe skiit välja, et me igaks juhuks natukene koguneme ka Von Kleini teatri Perestvasse. Et ma arvan, et sinna mahuvad kõik sisse. Ja samamoodi me ei tea, mis me seal tegema hakkame, võib-olla natukene mängime pilli, võib-olla mitte. Aga ehk nautige häid kooke ja jooke, mis on, ja kohvi ja veel kord suur aitäh kõigile. Aitäh!